ei peame me. Kõigepealt taaskord õnnitlused raportöör Ruth Hieronymiile, kes on oskuslikult teinud Meedia 2007 suurepäraseks dokumendiks, mille alusel Euroopa filmitööstust toetada. Mul on hea meel ja mul on mure. Mul on hea meel, et digitaliseerimise toetamisest on saanud programmi Meedia 2007 keskne osa. Kuid mul on mure, et praeguse rahastamise taseme juures ei ole Euroopa filmitööstus konkurentsivõimeline. Digitaliseerimine on väljakutse, mida Euroopa audiovisuaalne sektor vajab oma uuendussuutlikkuse arendamiseks. Digitaliseerimisest võib saada tõhus vahend, millega ületada Euroopa turu killustatust. Tänan komisjoni, nõukogu ja kõiki kolleege, kes toetasid minu kui variraportööri seisukohti. Kui rääkida hetkeseisust, siis USA toodangu osakaal Euroopa teleprogrammides on taas saavutanud rekordilise taseme. Ka meie kinodes valitseb Hollywood. Kunagi kuulus nõudlik kino Fassbinderile ja Prantsuse uuele lainele, uuemal ajal Kaurismägile ja Dogma rühmitusele. Nüüd tahab Euroopa intelligentne publik näha Aasia toodangut. Tean, et geniaalsete filmitegijate esiletõus on paljuski juhusest sõltuv. Praegune alarahastamine tähendab, et järgmine Euroopa filmigeenius võib minna tööle Ameerikasse või lahkuda hoopis teisele alale. Meedia ei ole vaid tööstus, meedia on identiteedi tootmise vahend. Euroopa Liit ei funktsioneeri ilma Euroopa identiteedita. Seepärast rõhutan ma veel kord, meie kinotööstuse toetamine on elutähtis küsimus. Ma tänan kõiki tehtud töö eest, kuid lõpetuseks ütlen, et saavutatu on rahalises mõttes allpool taset, millega me tööd alustasime. Seepärast on mul kahju Euroopast. Tänan.